huvihariduse kvaliteedist räägime ja mis on need piirid ja võimalused ja räägivad meile Jane Miller Pärnamägi ja Meeli Pärna Eesti Tantsu Huvihariduse Liidu juhatuse liikmed. Ma saan aru, et meil on täpselt 1 minut. Saame muidugi, ega siis tants käib kiiresti, võib kiiresti ja aeglaselt, on ju. Et me oleme üks kõige nooremaid, siis ütleme pesamunad siis huvihariduse katuste seas 2017. Sa võid panna selle video käima, et Jah, ma proovingi. natukene siis loome meeleolu, ütleme nii, et kui nüüd pausi ajast võetakse natuke ruumi ära, te võite praegu mugavalt tunda, nagu teha natuke liikumist või tõusta püsti, istuda, et tundke ennast siis vabalt. Proovime saada sellest tööle. Ja kõrvale, et me ikka oleme harjunud hästi kõvasti sellise õlatundega, et isegi esitluse proovime siis täna 2 peale siin korda saata. Ja, Tervist, kontrollin, kas side töötab. Ja selle 5 aastaga me oleme võtnud, kui 2017 alustasime, täna meil on 60 tantsustuudiot kooli meie toredas liidus, aga suhtleme laiemalt kogu tantsu seltskonnaga ja meie fookus tõesti selle 5 aasta vältel olnud sellele, et mida me siis täna kvaliteediks peame ja läbi nende erinevate tegevuste, mida te saate siin slaidil ka vaadata, oleme siis püüdnud seda mõtestada. Aga 2019 Soomes käies ja tutvudes sealse selle kunstide õppekavaga saime aru, et tants on nii mitmekülgne, nagu te teate, tantsustiile juba on väga erinevaid
ja me tajusime, et me vajame mingisugust sellist ühist arusaama, et mis see tantsu huviharidus siis on, kuidas me seda täna näeme ja me alustasime sellise protsessiga, et kaardistada ära, et mis on meie jaoks need mõisted ja koos huvihariduse katustega saime kokku, mõtestasime nagu ühiselt siis ka nii-öelda need terminid vaba huviharidus kui selline huvialade valiku koht, see katsetamise tasand, siis põhihuviharidus, nii nagu Siiri juba ütles, see süsteemne astmeline huviharidus ja tantsus on väga oluline ka eelprofessionaalne tasand ja kõige selle osas me saimegi selle teadmise, et meil on vaja läbi mõelda just nendest tasanditest lähtuvalt, kuidas seda huviharidust edasi arendada. No nii, lugupeetavad saalis, nüüd tuleb meie esitluse tantsuline osa. Palun tõuske püsti kõik, kes kunagi oma elus on tantsinud. On ette tulnud, kui? Me niimoodi natuke mõõdukalt ootame, et tõlkes kaduma ei läheks. No nii, see on absoluutselt imeline. Sest kes alles tõusevad, siis neil on füüsiliselt midagi on ees, nad lihtsalt ei saanud püsti. Ma tänan südamest teid. Ja nüüd kõik need, kes on valmis praegu, nüüd ja kohe siin tantsima, te võite istuda. No nii, mis siis juhtus? Aga meil ongi ju võimalused. Esimesed on need, kes täpselt teavad, et nad tahavad tantsida alati siin ja praegu. Teised on need, kes täpselt teavad, et nad ei taha tantsida. Ei siin praegu ega, no me teie magamistuppa ei vaata. Kolmandad on need, kes juhuslikult istusid. Sellepärast, et nad eeldasid, et kui midagi peab tegema, siis peab istuma. Kui ma ei taha, siis ma istun, kes jääb püsti, see siis teeb. Ja neljandad on need, kes jäid sellepärast istuma, neid siin saalis ei olnud, ütlen kohe ära. Et nad ei taha olla kaasatud, nad ei taha seda teha, neid ei huvita ja nad ei reageeri. Nüüd ma kõigepealt südamest tänan teie panust liikumisaastasse ja võtke palun istet. Ja mis nüüd teisena meil juhtus? Meil juhtus see lugu, et need, kes olid valmis panustama nüüd ja kohe 100%, need jäeti istuma. Täpselt samasugune asi võib juhtuda lapsega, kui ta läheb huvikooli. Et see, kes on kõige rohkem valmis panustama, tegema, tema jääb nurka istuma. Kõik need eelmised variandid, mis ma siin rääkisin, täpselt nii on ka siis, kui laps läheb huvikooli. On väikseid lapsi, kes täpselt teavad. Mul on sõbra laps 3-aastane, teatas. Kui ma saan suureks, ma võtan endale 3 rebast ja 6 põrsast. Ja see 6 põrsast ma võtan selle jaoks, et seda 3 rebast toita. Mida mõttekäik? See laps teadis täpselt, kuhu, mis, millal, mida hakkan tegema. On need, kes satuvad juhuslikult, teised käivad. On need, keda vanemad viivad. Ja siis on need 2, kes nagu hästi ei taha ja nagu ei taha. Aga neid on võimalik ka kaasata. Need me leiame, toome ära. Huvikooli minek on väga suur samm nii lapsele, kui tervele perele, kui lapsevanematele. Sa pead arvestama, tuua, viia, minna, maksta, koosolek, olen, teen. Aga samas me ei tohi kunagi unustada, et siis, kui sa midagi oled juba omandanud, siis see edulugu on ka tervele perele. Kontsertil võib vaadata ema, isa, vanaisa, naabrinaine, tädi. Et siin on 2 poolt, raske algus, aga õied on ka sammuti kõigile. Esimene samm on alati raske. Mis on kvaliteetne huviharidus? Kas see ilus maja? Hea õpetaja?
lapsed, kes on innustatud, mitte ei tule ema ei lohista lükka uksest sisse, mina tahtsin baleriiniks, ei saanud, sina mine tantsi. Me oleme selle üle arutlenud, ma arvan, et Jane räägib nüüd edasi. Meie jõudsime selleni tõesti selle 3-aastase protsessiga, et oluline on professionaalne õpetaja. Ja eriti just täna sellises muutuste maailmas olla selle õpilase jaoks kohal olemas. Meie oleme tantsu valdkonnas õnnelikud, võib öelda, et huviharidus siiski on kutsesüsteeme, et nii spordis kui ka tegelikult tantsus, meil on tantsuspetsialisti kutsesüsteem olemas ja see on tegelikult aidanud või toetanud seda, et selle kutsesüsteemi ka arendamise raames me oleme saanud mõelda, milline on professionaalne tantsuõpetaja ja see on pidev samasugune protsess, et pidevalt minna selle ajaga kaasa, nende õpilastega kaasa, kes tänases päevas vajavad võib-olla hoopis midagi muud, mis see, kui meie õppisime tantsu. Teine teema, läbimõeldud õppesüsteem. Meie võtsime tõesti lahti lähtuvalt siis sellest vaba põhi- ja eelprofessionaalsest huviharidusest, aga teiselt poolt ka, et mis on tantsuõppe erinevad osad. No mis te arvate, mis on olulisem osa tantsuõppes? Tahe on väga oluline ja kuidas tegelikult tahe sünnib, on läbi mõtestamise. Ehk siis tegelikult on kõik need, mis te ütlesite, õige. Et meie tantsuõppes on nagu 3 väga olulist osa. On tantsutehnika ja etendamine, ehk siis kõik see füüsise arendamise pool, on loovus ja eneseväljendus, et ka see laps saaks ise väljendada, ise olla see julge inimene, kes liigub, kes loob ja mitte seda ainult ka siis tulevikus kehalises mõttes, vaid ükskõik kuhu tema elu viib. Ja 3. osa, mis ongi kõige olulisem, on tantsuanalüüs või üldse mõtestamine. See kultuuriteadlikkus ja analüüs, et ükskõik mida ma teen, mida ma sellest saan. Miks ma seda õpin ja see teadlikkus käib koos selle õpetajaga. Ja see osa on tegelikult meie tantsuspetsialisti kutsesüsteemis kõige raskem osa. Et kui meie õpetajad täna teevad neid portfoolioid, et tuua välja senine kogemus, senine haridusteekond, kus on kõige raskem osa on kirja panna seda, et mida ma oma selle õpetamisega siis tahan saavutada, kuidas need õpitulemused tulevad, kuidas tulevad need üldpädevused, need üldoskused, mille Anne siin enne viitas, et mina olen küll seda meelt, et huviharidus on haridus, aga haridus mitte selles elitaarses mõttes, et me ei ole mingi nii-öelda, ka tantsuhariduses ei ole oluline, et kõigist saavad tantsijad, aga nendest saavad väärtuslikud kodanikud, kes väärtustavad iseennast, nad on sõbrad iseendaga ja teiste inimestega. Mis on kvaliteet? Ja meie oma protsessi käigus nõustusime, et see, mida me täna räägime kvaliteedist ja mida me kvaliteediks peame, on homme juba võib-olla midagi muud. Ehk see kvaliteedi mõtestamine on pidev protsess. Ja kui on huvi, meil on siin ka nagu need tantsuhuvihariduse põhimõtte dokumendid, võite julgelt võtta ja neid sirvida. Ja siit tulevadki välja ka siis huvihariduse nii-öelda kvaliteedi piirid ja võimalused. Et me oleme huvihariduse katustega teinud toredat koostööd ja me oleme jõudnud nagu selle teadmiseni, et huvihariduse õpetajate kutsesüsteem on väga vajalik just selles osas, et me ise nende töötajatena teaksime, kus me täna oleme, et tekiks see eneseanalüüsi süsteem ja teiselt poolt see teadlikkus maastikul, milliseid õpetajaid me vajame, just nendele õpilastele, kes meie juures õpivad. Ja teine siis see kvaliteedi hindamissüsteem. Ja oleme siis ka välja töötanud sellise esialgse, need on väga hirmutavad sõnad, ärge nüüd siis ehmatage, baaskriteeriumid, et siis saada nagu ka see pilt, et mida meie täna huvihariduse valdkonnas kvaliteediks peame, mis on nagu see, mida me oma huvikoolides, stuudiotes, huviringides, mida me väärtustame.
et nii õpetajatena, nii huvikooli juhtidena, kui ka siis see, et milline on meie õpikeskkond, nii füüsiline kui ka see sotsiaalne keskkond, kuidas me siis toetame nii neid lapsevanemaid, õpilasi, oma töötajaskonda ja ka siis kõiki koostööpartnereid, KOV-e ja nii edasi, kuni riigi tasandini välja. Ja loomulikult õppesisu ja kava, et me oleme jõudnud selleni, et oluline on ka nii-öelda vaba huvihariduse, ehk siis nii-öelda ka huvitegevuse, ütleme seda, tuleb siis neid mõisteid veel natukene siin läbi mõelda, et kas seal peavad olema nagu need kavad või selgus. Miks ma midagi teen? Ja see loobki võimalusi, et ühest küljest see võib tunduda ehmatav või piire seadev, et ma pean hakkama mingeid kutseid taotlema, et ma pean mingeid eneseanalüüse tegema, aga teiselt poolt see loob need võimalused, et me saame koos ühtse süsteemina edasi liikuda. Ta loob seda teadlikkust, kus me oleme ja miks me midagi teeme. Ja siin ongi see küsimus, et kvaliteet, et ühelt poolt on need ühiselt loodavad piirid, et mõnikord on vaja öelda, vot siin selle joone taga on niimoodi, teisel pool on teistmoodi ja teiselt poolt nagu see, et see tunnetus, et anda nagu seda avarust ja koos tegemise rõõmu ja mõtlemist, et mida me saame siis edasi arendada. Aitäh!